Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet. Lõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja kui me näeme, ei ole ilmas mitte midagi muutunud. Väikese vihjed muidugi, et Tartu rahu kergelt ikka mäletatakse ja et piirileppele hakatakse alla kirjutama, tulevad tõsi küll niisuguse nurga all, et ei või kindel olla, et selle probleemiga tegelikult tegeletakse. Muidugi on näha, kuulda, aimata, et teatud osapooled, ma pean silmas siin püha Eesti, tegelevad selle asjaga, et parandada oma positsiooni europeremeeste silmis, aga nii tema on. Loomulikult on kummalisi uudiseid kohe vasakult tulemas, paremalt tulemas ja mis sest kasu, kes seda kõike teab. Aga küllap mingi kasu ikka on. No selge on see, et majandus areneb, peabki tema ju arenema ja küllap ta siis sellepärast arenebki, et tema peab arenema ja selle tulemusel näiteks tõstetakse Nõmme raadio antenni eest makstavat summat 50% võrra, seega arvestades seisu 1. august on hind tõusnud käesoleva aastaga 3 korda, mis taaskord tõestab, et meie majandus areneb, käibed suurenevad ja maksjatel on raha oksendamiseni käes. Tänases Eesti Päevalehes vist oli kenakene pealkiri. Klient on kuningas. Auto õlivahetus ametlikus esinduses maksab üle veerandi keskmise töötaja kuupalgast. No nii nagu majandusarengu tingimustes ikka, on see pealkiri, siis on jupikene interneti väljaandes tühilauseid ja edasi lugege nende pakkujate, teenindajate ahnusest juba meie tasulisest väljaandest. Ja nii on igal pool. Pealkiri, sa vaata kui ahned värdjad koorivad rahvast. Edasi loe meie tasulisest väljaandest. No hindadest ja koolitustest, mis on hullud küll ja projektipõhised ja nii edasi. Sendest võiks tegelikult meie aladel rääkida pool hullumiseni, sest neid koolitusi on ikka tehtud ja pärast seda, kui Peep Vain pool Eesti rahvast müügimeesteks hullutas, tehakse neid koolitusi edasi, kuigi müüa peale koolituste endi pole suurt midagi, aga õnneks lolle leidub. Tänavu märtsis korraldas Tööinspektsioon Kõue mõisas oma töötajatele 2 kahepäevast koolitust. Tööinspektsioon. Esimesel koolitusel koolitati 3723 euro eest 10 Eesti eri paikade inspektsioonide juhti. Teisel parandati 5863 euroga 12 avalikkusega kokku puutuva töötaja esinemisoskust, et kui töötaja satub ikka avalikkuse ette, siis tema oskaks laulda, tantsida ja vilepilli mängida ja võib-olla koguni ka patriootilisi luuletusi lugeda. Esimene, mis pähe tuleb, ma ei mäleta, kus see oli. Suur sõna Lenin, igaveses rahus on mausoleumi graniiditahus. Kui ma nüüd ütleksin selle inimese nime ka, kelle esituses ma neid häälitsusi kuulsin nii, et nad mulle meelde jäid, siis te üllatuksite kindlasti, millisel positsioonil on see frukt täna. Ja kuidas tema, ütleks, et ei ole olnud suurt sõna Lenin seal mausoleumi graniiditahus, kakapäh pole olemaski, sest tempora mutantur et nos mutamur in nilis, nagu ütlesid vanad lätlased, roomlased, türklased ja võib-olla isegi mina vanas eas. Ja nii muutuvad ka meie
tublid poliitikud, olgu võim milline tahes, keel on ju üks. Aga Tööinspektsioonil kulus koolitustele ligi 10 000 eurot ja nüüd saavad tööinspektsioonitajad tööinspekteerida palju paremini. On neid koolitusi tehtud enne, siis ja pärast. No loomulikult pärast seda, kui Nõmme raadio tuli nüüd keset suve, mõneti üllatuslikul ja nii mõnelegi inimesele ebameeldival kombel eetrisse, sellestki on juba märku antud, tulid ka mõned kirjad. Näiteks üks kamraad, mitte Tiit Madisson, kirjutab Hispaaniast. Ma tahtsin internetis hääletada homoabielu vastu. No vahemärkusena ütleksin, et pole nagu vaja, kui sa ise just ei taha. Jah, eks ole, klounid jäävad klounideks. Aga jah, ma tahtsin internetis hääletada homoabielu vastu. Postimehe veebiküsitluses valisin variandi pedede pidu ja pillerkaar peab lõppema. Aga kui ma olin vajutanud nupule hääleta, tuli ekraanile teade. Tänan, kallis sõber, et otsustasid liituda Reformierakonnaga. Kas tahad kohe minna internetis erakonna juhatust valima? Ma vajutasin nupule escape, aga ekraanile tuli kiri. Tänan usalduse eest. Luban, et ka sinu toel erakonna esimehena jätkates ei pea sa pettuma. Sinu Andrus Ansip. Postskriptumisse märkis kirjutaja, ei ole minu vaimusünnitis. No, kes sest aru saab, aga igasuguseid jamasid võib internetis teha nii, nagu tahad. Andmed on ju kõik ühes pilves ja issanda enda kaitse all ja mitte keegi ei saa neid sealt kätte, välja arvatud Ameerika luure, Vene luure, Inglise luure, Prantsuse luure, Hiina luure, India luure, Pakistani, seda loetelu võiks jätkata nii palju, kui on riike, sest isegi kuigi Eestil ei olevat selle teemalist luuret, on meil kenad häkkerid, kes tõenäoliselt niisuguste probleemidega kenasti toime tulevad. Et aga sai siin suhu võetud juba Tiit Madissoni nimi, siis temagi saatis kirjatükikese. Ja kirjatükik ei ole hoopiski mitte positiivne, vaid pigem natukene negatiivse iseloomuga. Kirjutas Tiit Madisson siis nii. Reedel juhtus ootamatu üllatus. Selgus, et kohtutäitur oli mu pangaarve kallale läinud ja kandnud kogu raha oma arvele, jättes mu täiesti rahata. Seaduse järgi peab aga kuus jääma 320 eurot elatisraha. No nii, kui see summa peaks elamiseks jääma, siis oleks võinud selle ju ka elamiseks jätta, aga kohtutäitur otsustas, et mis ta seal ikka elab, nagu ma aru saan. Ja Tiit Madisson kirjutab, eelmine kuu oli okei, pints oli olemas. Kuna vestlesime telefonitsi, kuidas oleks nõue aegumise tõttu tühistada, tunnistas kohtutäitur ka ise nukralt, et mulle peab tõesti 320 eurot kätte jääma. Kuna ta telekasaate järgi teadis, et peatselt Eestist lahkun, otsustas ta ilmselt pärast seda telefonikõnet proovida, kas suudan enda eest ka seista. Kuna meie Inglismaal elav tütar on end hästi sisse seadnud ja teenib tunnis 9,5 naela, saame need 2 rahatut kuud vastu pidada, kuni kohtuveskikivid jahvatavad. Saadan täna kohtutäitur Tarvi Söömerile vastava kirja. Sulle koopia. Kui tahad, võid selle raadios ette lugeda. Ja vaat siin ongi see, et ühes küljest ja muidugi uudiseid on ju vaja, teises küljest. Vaat niisugused kirjad ongi need kirjad, mida ma ei tahaks lugeda. Sest tõesti, see, millest ei moodustu julka, kipub juba suhu voolama, nii kui tahad rääkida nendest asjadest, mis meil natukene viltu on. Kuigi tegelikult nendest ei tahaks rääkida, aga samal ajal ei maksa ka rääkida ju sellest, et issand jumm,
jummal küll, meil oli ikka see õllesommer ja inimesed jõid ja oksendasid ja pillid mängisid ja nii palju rahvast oli koos ja nii palju raha tuli sisse, no see muidugi jah, õilistaks Eesti riiki veelgi. Tuli kirjatükk ka, kus kohas siis, see on siis Kanadast ja Kanada kiri ütleb: tere Nõmme raadio ja hea härra Margus Lepa, no kas ma nii väga hea olen, tule Eestisse inime siis, kuule, et kui heaks mind siin peetakse, tõenäoliselt ikka neid, kes ihkavad mu kalmu näha, on suti rohkem. Kuulates lõunatundi tuli mul mõte, nagu selguv on Eestis 40-45 000 last, kes lähevad magama tühja kõhuga või veel hullem, saadavad päeva mööda sama kõhukorina saatel. Sellest siis ka mõte. Olen kuulnud igasugu kampaaniaid teemal, et adopt a child in Africa. Adopteerige endale Aafrikast lapsuke. Why the fuck Africa? Miks mitte teha seda Eestis? Miks tuleb küsib kirjutaja, adopteerida Aafrika laps? No Aafrika lapse adopteerimine on, kui nüüd päris julmalt öelda, siis saaks Euroopasse ikka neegreid juurde või on nagu on, ega neid ei tohi ju nimetadagi niimoodi, naamoodi või kolmat moodi, sest nemad tahavad kindlasti saada valgeteks ja sellepärast ei tohi neile ju öelda, et nad tegelikult musta värvi on. On üks niisugune toon, kes ei tunne vaimustust selle üle, kes nad on, vaid kes rikkuse suurenedes hakkavad ka tasakene heledamaks muutuma, sest pleegitusvahendid pidavat olema ikka päris kallid ja mõni neeger on läinud ikka suhteliselt valgeks ja kui vaadata Michael Jacksoni näidet, siis on ju selge, kelleks ta saada tahtis ja kes ta tegelikult oli. No hüva, olgu mu esivanemad kes tahes, nimetage neid kuidas tahate, aga igal juhul right or wrong, mine, nii nagu ütles üks Läti juudi sotsialist türklasele, ehk siis olen, mis ma olen, aga niisugune ma olen. Kirjutaja Kanadast kirjutab, ma ei ela enam Eestis ja mul ei ole sellist toidumuret, aga ma tean ja mäletan seda vägagi hästi, kuidas kopikaid veeretada. Ma ei ole rikas, sest ausa tööga vist on võimatu saada rikkaks, aga saaksin nurgas tükikese hammustada. Ma ei taha toetada ühtegi organisatsiooni, sest neil on alati juhatus, kulud, asjad. Minu mõte on, et toetada konkreetset last. Kas siis rahaliselt, näiteks kooli või lasteaia kohatasu, või kooli alguses kooliks vajalike tarvete ostmisel abistamine. Andmise rõõm pidi olema kõige suurem rõõm ja eriti poksijatel ja ma seda ka usun. Teil kuulavad Nõmme raadiot paljudes riikides eestlased. Äkki on veel kedagi, kes teeks seda sama ja äkki varsti pole enam 40 000, vaid 38 000 hädas last. Ja see oleks ju kah midagigi paremuse suunas. Nii arvan ma. Ma ei tea, kuidas seda asja saaks organiseerida, aga kui neid lapsi nii palju on, siis ei tohiks see ju keeruline olla. Teie, härra Lepa, olete selge mõtlemise ja valju häälega, ehk oskate teie edasi arendada seda mõtet, kui muidugi teie arvates sellel jumet on. Kõike head soovides, ja siis, et nimi ja et Kanadas ja meili aadress ka, kuigi see tuleb nagunii meiliga kaasa. Mida selle kohta öelda? Omaette huvitav oleks muidugi, kui Eestist jäädavalt lahkunud eestlased adopteeriksid Eestist Eesti lapsi selleks, et nad jäädavalt siit lahkuksid. Teine variant, kui Eestist jäädavalt või pikemaks ajaks lahkunud eestlased, iial ei või ju teada, hakkavad saatma Eesti lastele raha teatud ülesannete täitmiseks. No loomulikult siis tuleb kõigepealt selle raha eest palgata spetsialiste, analüütikuid, koordinaatoreid, tuleb korraldada koolitusi, ma mõtlen nii. Või kui
see raha laekub lapsele, laekub aasta, laekub teise, laekub tüki kolmandatki ja siis sekkub maksuamet, et see laps on saanud või tema vanemad on saanud ju tulu. Davai, tulumaks siia, riik peab oma raha kätte saama. Ma kardan, et lahendit ei ole. Ma kardan, et siin on ikka seesama vana ilus lugu. See meeldis mulle juba lapsepõlves, sest äratas ka fantaasiat. Kuidas siga ja hani olid jääpanga peal ja liikusid kose suunas. Hani ütles, pööraks natuke, siga vastu otse. Natukese aja pärast hani jälle, et pööraks natuke otse. Ja viimaks tõusis hani lendu ja siga pani kosest alla. Ma kardan, et meilgi peaks riigiaparaat ja rahvas enam-vähem seda juttu meenutama ja ühel hetkel peaks rahvas, just nimelt rahvas, see, kelle ühiskondliku edu ja muu niisuguse nimel on loodud meie põhiseadus, millele praegu kärina-mürinaga vett peale tõmmatakse nii, nagu jõutakse, rääkimata riigi sünnitunnistusest, millele tahetakse tekitada teatavad pruunid triibud, mis ei lase mõningatel nüanssidel välja paista. Mis siin rääkida? Aga täna meil, nagu me kõik teame, 1. Ramadan 1434 või 9. juuli 2013 ehk siis 2. av 5773 või 9. heinakuu 10.226 või Juliuse päev number 2 456 483 ja loodetavasti ei ole see viimne päev. No heidame vilgu ajalukku. 1906 aasta, 178 tsaari laiali saadetud Venemaa esimese riigiduuma liiget, kelle seas oli ka Jaan Tõnisson, kirjutasid Viiburis alla üleskutsele, milles kutsuti üles avaldama valitsusele passiivset vastupanu. Selle eest tagandati Jaan Tõnisson Postimehe vastutava toimetaja kohalt ja ta pidi 1908. aastal, eks 2 aastat hiljem siis 3 kuud vangis istuma. No, nagu me teame, meiegi avaldame valitsusele passiivset vastupanu loosungi all kannatame ära, küll nad ükskord aru saavad, et meie kannatasime ära. 1931. aasta Saksamaal toimusid kõnelused Adolf Hitleri ja Alfred Hugenbergeri vahel. Teemaks oli rahvusliku opositsiooni liitmine lõppvõitluses süsteemi vastu. Huvitav, kas meil ei võiks rahvuslik opositsioon liituda lõppvõitluseks süsteemi vastu? Ei või, sest niimoodi tegi Hitler. Rahvuslik opositsioon peab olema killustatud nii kildudeks kui saab, nii et inimene, kui ta on rahvuslikus opositsioonis, vaidleb ka iseendaga, sõimab iseendal näo täis, koputab iseenda peale ja paneb iseenda istuma ka, kui vaja. Nii killustatud peab olema üks demokraatlik rahvuslik opositsioon. Praegu oleks äärepealt opossum öelnud, aga mis seal vahet. 1941 sakslased hõivasid lahinguteta Valga ja Võru. Ilmselt osutati siis passiivset vastupanu, kui niimoodi viisakat tervitamist viisakalt nimetada. Nõukogude aktiiv lahkus kangelaslikult Tartu lõunaosast. Enne seda hukati veel kangelaslikumalt Tartu vanglas 192 inimest. Nende hulgas ka tuntud koolitegelane ja lastekirjanik, üldsekirjanik Jüri Parijõgi, kes oli kõige kurja juur ja me peame seda tunnistama, sellepärast et kui ikka Vene poolega piirilepe nüüd sõlmitakse, siis see peab olema korralik lepe ja me peame tunnistama, et vähemalt Jüri Parijõgi oli kaabakas ja väärt mahalaskmist kohe kindlasti 41. aastal, sest see meeldib Vene poolele, muidu nemad ütlevad, et meie põlistame SS-lasi ja muid niisugusi tegelasi ja ei luba Nõukogude kangelastel särada täies ilus ja hiilguses. Igaks juhuks lasti õhku 41. aastal just sel sinatsel kuupäeval ka fašistlik ja ajalooline Tartu Kivisild.
Tartumaa metsavennad vallutasid Ulila elektrijaama, mis oli ka fašistlik ja tänu sellele seda ei saadud kangelaslikult hävitada. 1998. aastal sai Eesti Päevalehe üheks omanikuks Skandinaavia võimsaim ajakirjanduskontsern Bonnier Group, kes kujundab arvamust, meelsust, silmavaadet ja muud niisugust. Hästi. Heidame pilgu siis natukene lähisündmustele. Eile käis lirtsti tõesti läbi ka Tartu rahu puudutav uudis, kuigi ma kardan, et see oli siis 6:30 uudised Eesti televisioonis ega rahvusringhäälingus, mida tähistatakse häälitsusega. Venemaa Föderatsiooni Nõukogu väliskomisjoni esimees Mihhail Margelov kritiseeris taas Eestit, nimetades vabadusvõitlejate kokkutulekut natsistlikuks sabatiks. Tõepoolest, olla olnud kuskil vabadusvõitlejate kokkutulek. Isegi seostati presidendi tiitlit sellega või ma ei tea, kas saadeti tervitusi või oli see möödunud aastal, aga kuskil niimoodi tulid vabadusvõitlejad kokku ja ütlesid, et võt selle tänase vabaduse eest teha Tartu rahulepinguga, mida tahetakse, meie just võitlesimegi ja issand jumal, me teeme endale nüüd pai ka. Oli tõesti vist selline iga-aastane nurgatagune üritus millalgi. Ja loomulikult poolsalaja, et vabadusvõitlusele liialt tähelepanu ei tõmbaks. Aga nimetatud Margelov ütles agentuurile Interfax, et Euroopa Liit peab Eestis levivaid fašistlikke meeleolusid kasvuraskusteks. Nagu me teame, Margelov on see, kes teab täpselt, milleks Euroopa Liit peab Eestit, aga Eesti veel ei tea, sellepärast et Eesti avab kuskil aukonsulaati praegu kindlasti väljas kaugel ja Eestil on näiteks tähtis see, et keegi rannavolles väänas jala välja ja no issand jumal, mis nüüd Eestis saab, kui jalg on ju rannavolles välja väänatud ja oli vist keegi Kiigajaan, kes mängis hoopis jalgadega seda rannavollet või kuidagi niimoodi, see oli ka nagu üks tähtsamatest uudistest ja nii edasi. Aga Margelov ütles, et selline ontogeneetiline areng, kes aru ei saanud, vaatab võõrsõnastikuks ajal, mil Brüssel keskendub euroopalike väärtuste probleemidele oma piiride taga, ehk siis punamõrtsukate põlistamisele, nagu ma aru saan, sest kui see Margelovile meeldib, millega see Euroopa Liit siis tegeleda saab? Meie siin nagu fašistid, natsid peame sabateid, oleme jälgid, ropud, koledad. Vaatamata sellele, et pakume altkäemaksuks pealt 5% enda kätte võidetud maalasid jättes ka Eesti inimesed teisele poole, mis kahtlemata aitab kaasa eesti keele ja kultuuri säilitamisele, sest me säilitame seda konserveeritumalt, kontsentreeritumalt ja me ehitame juba ka Eesti rahva mausoleumi, kus me saame mõnes nurgas säilitada eesti keelt ja kultuuri ja muid huvitava kujuga puitesemeid. Aga jah, ajal, mil Brüssel keskendub euroopalike väärtuste probleemidele oma piiride taga, võib selline ontogeneetiline areng viia Eestis ja mitmes teises Euroopa riigis kääbuslike kolmandate reichide moodustumiseni. Tuletan meelde, et kolmandaid riike mainitakse pea igas suuremas lepingus ja neid on kimpude viisi ja tuleb aina juurde. Isegi vaatame tollivärki, eksport kolmandatesse riikidesse. Mis seal siis halba on, kui on kolmandad riigid, mille pealt saab rohkem teenida juhul, kui neil on raha, et maksta. Selles mõttes võiks Eesti tõesti kasvada kolmandaks riigiks, et oleks rikas ka ja natuke. Ütleksin, et Margelov soovib selle tiraadiga põlistada sovjetlike mõrtsukate tegevust, tõsta au sisse ka näiteks niisugusi tegelasi, kes lihtsalt tapsid juba täna mainitud Jüri Parijõgi, selle eest kirjutas kurivaim ju ja nii edasi. Tegelikult väärivad sovjettide kuriteod eraldi kohtuistungeid, mitte Nürnbergilikku anekdooti, vaid tõsist kohtupidamist.
kuigi enamik niinimetatud Nõukogude Liidu kangelasi on ammu juba oma sõjajärgsete ordenite raskuse all manalasse lömastunud. Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kuulutas selle peale. Venemaa parlamendis menetluses olev eelnõu püüab kriminaliseerida ajaloo tõlgendamist. Ja vaata, kulla Markokene, kriminaliseerib ära ka ja siis sa kiidad selle hurraaga heaks, sest see võimaldab põlistada euroopalikke, kristlikke ja kurat teab milliseid väärtusi ja nagu ütleb Marko Mihkelson, see on ilmne märk sellest, et Venemaa pole jätkuvalt valmis tunnistama Stalini kuritegude ulatust ning mõju Euroopa rahvastele. Teise maailmasõja tragöödia, mis hävitas miljonite inimeste elud, ei tohiks olla tänaste poliitikute emotsionaalseks mängukanniks. Mis ta nüüd sellega ära ütles, tont seda teab, aga mõnusa muheda häälega ta seda ütles, targa ja tähtsa poolliikumatu näoga, nii nagu kombeks. Ja nii on. Ja vaat kummalisel kombel teatati eile Aktuaalses Kaameras, et Mihkelson olla öelnud, et piirileppe sõlmimisele see avaldus mõju ei avalda. No, heakene küll, otsisin ka tsitaati, mis seda võiks kinnitada, ühe sain. Kuna antud avalduses pole samas midagi üllatavat, siis kahepoolsetele suhetele ei oma see suuremat mõju. Minu meelest kahepoolsed suhted on sellega paika pandud, et suurem pool nimetab väiksemat poolt, võib-olla mõned saavad aru, millele ma vihjan, ikka niisuguseks tõpraks, kes tuleb lömastada, sest muidu ta võib ju arenema hakata. Siin on ju fašistlikud natsisabatid, siin on ju kolmanda Reichi mekk, aga nagu me kõik teame, kui Venemaa selle kenasti ära kriminaliseerib, siis tuleb ju Eesti hävitada, et niisugune jälkus ei takistaks euroopalike väärtuste arengut, eks ole, sel ajal, kui Brüssel mõtleb tõsiselt, kuidas saaks pealinna Moskvasse üle kantida, eks ta varsti teebki seda. 3 punkti. Välisuudistest nii palju, et Telegram palus Kairos elaval Kaidi Udrisel kirja panna oma muljed Egiptuses toimuvast. No, see on mõned päevad tagasi nüüd kirja pandud ja tegelikult eks neid muljeid tasuks natukene ka vaadata. Täies pikkuses ma seda ette ei loe, kes tahab, ma panen lingi juurde. Igaüks võib kenasti ise selle üles otsida Telegramist ja lugeda. Aga jutt selline, kuna nii Kaidi elukaaslane, töökaaslased kui ka enamus sealseid sõpru on egiptlased, saame tema kirjatüki abil näha pilti kohalike silme läbi. Üks lõik kirjeldusest. 5. juuli oli reede, moslemite püha päev, mis nimetati Morsi pooldajate poolt algselt viimaseks suureks protestiks. Siin on muidugi niisugune asi, et see moslemite pühapäev ei pea alati olema reede. See võib olla ka laupäev, aga on üks osa, kes siis pühitsevad seda just nimelt reedel. Kuid peale seda, mida ma nägin tänavatel juhtumas, oli mul halb eelaimdus, et nende protestid muutuvad pikaks, venivaks vägikaika vedamiseks, mille tulemus on ettearvamatu. Otse välja öeldes ajasid vennaskonna imaamid hommikupalvusele tulijad püha viha täis. Öeldes, et nende demokraatlikult valitud presidendilt rööviti võim ja vabadus ning pärast palvuse lõppu tormasid need kurjad moslemid tänavatele. Väga provokatiivselt, kartmata kaklusi ja surma. Julgeksin siin meenutada vahepeal, et rääkisin ju mõned kuud tagasi just sellest konkreetsest usulahust, kus koguduse juht on Jumalaga võrdne, sest Jumal räägib tema suu läbi ja kui see šiiapoolne usulahk siis ütleb, et oma koguduse juhi ehk Jumala suu läbi, et tapke politseinikke, siis on iga uskliku kohus ju alluda Jumala käsule. Jah, see on ilmne viide konkreetsele usulahule ja selle sama usulahuga on pahandusi kohe paljudes kohtades. Tegemist on siis
ei tahaks just öelda siin riigi nime, aga Iraani mõjuga. Ei ole ju midagi võimalik loota niisuguselt võimult, kus üks valitsuse liige on ka Jumal ja sellele tuleb alluda. Moslemite pühakuu Ramadan, täna ta algas, aga selle kirjatüki järgi siis algab paari päeva pärast ja kirjutab Kairi, et ma väga loodan, et see rahustab egiptlasi. Kardan, et vastupidi, üks osa võib just nimelt sel pühal kuul soovida endale kas või märtri surma, aga teha pühal kuul pühasid tapmisi. Kairi kirjutab, et ma loodan, et nad lähevad oma kodudesse pere keskele, mošeesse oma sõprade keskele, keskenduvad oma usule ja Jumalale ning rahunevad. Siin ei oska küll keegi arvata, mis juhtuda võib, aga kui teatud usulahk läheb mošeesse, siis köetakse nad üles hullemini kui kunagi varem. Üks pisikene jama veel, et natuke lustlikumalt üleminekule edasi kulgeda. Lugesin uudist. Terroriorganisatsiooni Al-Qaida endisi juhi Osama bin Ladeni viimaste eluaastate kohta käiv raport lekkis avalikkusesse. See on juba iseenesest naljakas küll, sellepärast et kuidas ta siis lekib? On tema ikka nagu riiuli peale pandud, korralikult salastatud, asi lahendatud. Kas nüüd keegi siis reetis? Või mis? Või anti avalikkuse käsutusse, sest võimalikud fantaasiaküllased täpsustused said tehtud. Muide, ilmselt selleks lubatud tähtajaks teise maailmasõja materjale ei avalikustata. Olukord on praegu ikka, nagu Eestigi siin tahab kolmandaks Reichiks saada teiste kolmandate Reichide hulgas ja nii edasi. Aga selles Osama bin Ladeni raportis analüüsitakse, kuidas maailma kõige tagaotsitum isik suutis Pakistanis end peita 9 aastat. Ja kohe järgmise lausega antakse ka vastus. Bin Laden oli, rõhutaksin Pakistanis, väljas liikunud kauboi kaabus, et teda ei saaks aerofotodelt ära tunda. No, ma kujutan ette, kui keegi näiteks ennast Eesti aladel varjav naisterrorist hakkaks ennast varjama burkaga, äratamata kohalike hulgas vähimatki tähelepanu. Jah, ega siis küllale liiga ei tee, seda ikka lollide mõttes. Ja nüüd, head inimesed, ei ole mina enam stuudios üksi, stuudios on tore inimene Ülle Mitt, kes on tahtmist täis, head tahtmist täis, ta tahab edendada Eesti elu alustades Nõmmelt ja tegelikult on tema tööpõld segamini kui pudru ja kapsad, sest pakkumisi on igasuguseid, laia ja kitsapõhjalisi kaasamisi, panustamisi, kõiki neid imelikke häälitsusi, mis on külge poogitud muidu mõistlikuna tunduvatele ettevõtmistele ja mis ilmselt tagavad ka selle, et neid tingimusi, et kui sa ikka panustad ja kaasad, siis saab pappi ka, neid tingimusi tuleb lihtsalt täita. Ülle, millised on viimased arengud siin? Ma tean, et Nõmme linnaosavanem kirjutas võrdlemisi näpuga näitavat, et roheliste väravate tänav 2020 eurot eraldati sellele üritusele. Paari päevaga läks see õhku. Kas see oli siis nüüd tulutoov ettevõtmine või kuidas seda käsitleda? Tere hommikust minu poolt ka, et tegelikult ma arvan, et see oli tulutoov ettevõtmine, et läbi selle sama roheliste väravate tänava me anname ikkagi Nõmme
inimestele võimaluse, Nõmme väikeettevõtjatele, Nõmme loovinimestele, ka nendele nagu härra Vakra oma pannkoogi küpsetamisega või mis ta seal tegi, Nõmme noor ettevõtja, kahtlemata vaieldamatult röögatu perspektiiviga, nii pikka piruka küpsetajad meil nagu polegi veel. Aga miks ka mitte, et kui võib äkki juhtuda selline lugu, et härra Vakra loobub poliitikast, siis on vähemalt näha, et ta võib läbi lüüa kohvikuäris. No selle lausega järgi otsustades võiksid sa pürgida poliitikasse. Sa oskad näha inimeste varjatud võimeid, perspektiive ja nii-öelda saia teha. Ja, aga samas täiesti käsi südavel täiesti tõsiselt inimene ei pea ju eluks ajaks jääma ühtede liistude juurde, et mõneti kõik asjad ammendavad kellegi jaoks, et kui härra Vakra üks päev loob Nõmmele kohviku ja kui näha oli, kui suur edu tal seal kohvikus oli, siis ta võib ju Nõmmele palju rohkem head teha, kuivõrd istudes seal Riigikogus iga päev. No jah, seda muidugi ma kardan ainult, et ambitsioonid on natukene teised, oskused ka natukene teised ja eks siin ole muidki nüansse. Aga tegelikult, tulles nüüd selle pool lõõbi pealt maa peale, kuidas edenevad need suured koostööd, küsimused linnaosa vanemale, mis said esitatud ausalt öeldes nii palju, nii rumalaid küsimusi, vaatamata sellele, et neid 824 oli, ei olegi nagu ühes pundis kohanud. Eriline probleem on muidugi see, et linnaosa vanem kuulutas, et lumi on Hiiu staadionilt koristatud, isiklikult ilmselt tõmbas tema päikesetükk maad lähemale ja laiskis sellel sulatada ja selleks on võimeline kahtlemata ainult Keskerakond, kes tuleb tagasi valida, sest vaid nemad liigutavad päikest, kuigi võiks öelda ka, et see on mõneti plagiaat, sest omal ajal, kui herr Paet oli siin nagu lindilõikaja käärkäsi, siis temaga seoses oli ju see, et Reformierakond vist saavutas, et päike tõuseb Nõmmel 8 minutit varem kui mujal ja seega on päev pikem ja elu ilusam. Aga kõik need küsimused, miks sa tahad neile vastuseid? Neid küsimusi iseenesest ma ei mäletagi enam täpselt peast, oli selles kirjas äkki 7-8, üks nende hulgas, mis puudutas Nõmme arengukava, mida meil aasta alguses tegelikult juba ei ole, et eks me areneme muidugi ka ilma selle arengukavata, kui võtta see eelmine arengukava, siis see oli tegelikult täis statistikat, et ega seal arengusuundasid kusagil eriti kirjas ei olnud, aga mingisugune arengukava võiks ikkagi linnaosal olla, see arengukava ei peaks olema sugugi selline kinnine dokument, et nüüd täna me selle arengukava võtame siis 2014. aastaga vastu ja 2018. aastaks teeme me selle mingi aastaku plaani siis ära, vaid tegelikult arengukava peaks olema minu meelest selline liikuv elastne asi, mis kuna maailm meie ümber muutub, siis ka see arengukava täieneb ja läheb kogu aeg paremaks, sinna tulevad uued nüansid, et arengukava ei peaks olema selline kinnine dokument, mis täna lüüakse lukku ja rohkem me areneda ei tohi, kui see sama arengukava meile ette näeb. Et areng peaks olema ikkagi vastavalt sellele elule, mis sind ümbritseb. Ülle, kas täiuslik on see, millele ei saa enam lisada või see, millest ei saa enam ära võtta? Ma pigem arvan, et seda annab nüüd mõtelda. See ongi mõtlemisküsimus ja see tegelikult on seotud arengukavadega. Ma arvan, et kumbki. Põhimõtteliselt on mõlemad, sellepärast, et täius ongi see, et ei saa lisada, ei saa ära võtta. Just. Ja kui me nüüd vaatame seda supikatla seisukohast, kas siis meie supikatla Nõmme nurgas on võimalik keeta paremat suppi kui Viimsis või ma ei tea, mis need on, Haaberstis või ei ole ju. Seega ei ole teoreetiliselt vähemalt eraldi Nõmme arengukava isegi mitte võimalik, sest ta sõltub kõigist teistest. Kujuta endale ette, või mis kujuta endale ette, vaatame korra Tartut. Tartus ehitati kunagi uus vägev suur sild, kuhu ei saa peale sõita ja kust ei saa maha sõita. Aga Tartu areng selle silla näol, ma pean silmas seda, mis tuleb sinna bussijaama kanti, Turu tänava kanti või mis seal on. No
areng oli ju võimas, töökohti loodi, sild tehti, see sild pidi olema mõeldud selleks, et Nõukogude sõjatehnika hiilgeteosed röögatute rakettidega veosed saaksid sõita üle selle õige kaldenurga all tehtud silla, ainult et nad ei pääse peale, vähemalt mitte enne pommitamist ja enne uue teelõigu rajamist. Ja vaat see sama asi ongi, kui näiteks Viimsi teeb geniaalse lahendi, mis ei monteeru vahepealsete aladega, rääkimata, et Nõmmele jõuab vaid nirekene, siis seal ei ole ju mõte. Ei ole jah, tegelikult ei ole, et meie ainukene võimalus siin linnaosade mõistes on ka ikkagi selline tõeline sümbioos ja koos tegemine ja meeskonnatöö, sellepärast, et linn on üks. Linn on üks ja kõige kuradim on see, et see linn on sõjajalal riigiga. Jah, see on nii nimetatud riigiga. Ma mäletan Iidamast Aadamast vanast ajast, et meil on ikka hädasti vaja pealinna seadust. Mul on tunne, et see, kes ütleb, et meil on vaja pealinna seadust, kui ta seda täna ütleb, siis tema pea lendab. Aga kala hakkab mädanema peast, linn hakkab mädanema linna peast, riik hakkab mädanema riigi peast alates. Seega siis, no muidugi alati võib kutsuda Jüri Mõisa, kes ütleb, et Tallinnasse tuleb veel rohkem inimesi kokku ajada, vaat siis hakkab vili voogama ja vasar paukuma. No ei ole see ju nii. No muidugi ei ole, kui me see on vaatame 18. sajand, anna jumal sedagi. Just, ja kui me vaatame siin kõiksuguseid, ütleme, mida ütelda ka nüüd päris arengumaid, aga seal on ju näha, kui siin need linnad, need suurlinnad, kuhu on siis massiliselt inimesi kokku aetud, kus nad on mõneti hakanud juba lõpuks ise tulema, polegi vaja neid enam ajada, et kui hästi neil täna läheb, et kui palju seal on õnnelikke inimesi ja hästi toime tulevaid inimesi ja kui palju siis on, ütleme, inimesi, kes veavad oma päeva õhtusse tundmata kordagi seal õnnetunnet ja keegi ei tea veel, milline katussegi on, kuhu alla nad magama ööseks lähevad, et see ei ole õige tee, et inimesed peaks ikkagi läbi mõtlema, kõigepealt peaks seesama linn ja riik läbi mõtlema, et andma neile nii-öelda mingisuguse sisendi selles mõttes. Nali naljaks, aga riik on, tähendagu see mida tahes, tõenäoliselt praegu me mõtleme mõlemad riigiaparaati. Me mõtleme mõlemad praegu Eesti Vabariigi riismete peale, mis on inkorporeeritud siiski kenasti ju Euroopa Liitu ja kus kohalikud asevalitsejad või kuda neid siin kutsudagi ootavad vaid käsku Brüsselist, et hakake külvama ananassi ja küll meie hakkame siis külvama või vähemalt karistame näiliselt kedagi, kes ei külvanud sellega, et ütleme, et poliitiline vastutus, astu 2 sammu vasakule, 2 sammu paremale ja oled sama koha peal tagasi, aga sa oled oma karistuse kätte saanud. Ja väga kurb on küll ausalt öeldes, et meie ametnikud on kuidagi väga sellised peamaas ja koogutavad. Ametnik ei saagi olla teissugune, muidu ta ei ole ametnik. Ametnik ja robot on võrdsustatavad, sest mõlemad peavad absoluutselt järgima seadusi ja käituma vastavalt reeglitele ja kummalgi ei tohi olla tegelikult inimlikkus, sest inimlikkusega kaasneb nii robotil kui inimesel palju ebameeldivusi. Ma inimesel pidasin siin silmas ametnikku. Ametnikud võivad olla isegi tublid, aga kui nende tööpõld, nende reeglistik on programmeeritud moraalse värd ja käppadega, siis sellest ei saa ju tulla head ametnikku inimlikus plaanis. No mina näiteks arvan küll, et ametlik peaks juhtima tähelepanu nendele aukudele, mis on kusagil, need ei ole õigupärast augud, vaid need on pigem seadused, mis on nii täiuslikud, et seal enam mitte kuskile vahele ei mahu inimlikkust, et ametlik peaks vaatama ikkagi eelkõige läbi nende seaduste ka inimlikult kõiki asju. Jah, ühest küljest on sul õigus, teisest küljest, millal mõeldi välja esimesed seadused, tõenäoliselt Hammurabi koodeks ehk 10 käsu eelkäija, võib-olla see olevat tuginenud ka, ei tule mul praegu nimi meelde, kelle umbes 10 käsule, rohkem polnud vaja, kui palju meil on praegu seadusandlikke õigusakte ja igasugust muud niisugust kõntsa.
ja kui vähe on meil tänu sellele jäänud südametunnistust ja inimlikkust. Kas me ei peaks mitte lihtsustama natukene kogu seda süsteemi? Kas me ei peaks kas või Eesti Vabariigis tuginema rohkem põhiseaduse preambulile kui alam-akti muutmise, ma ei tea, mis tulemusele, et siis selle väärastusega keerata ikkagi kokku midagi niisugust, mis võimaldab hävitada selle, kes märkab probleemi. Absoluutselt. Kirjutasin kunagi Konfutsiuse suhu siukse lause, mis võib ka Konfutsiuse enda oma olla, et viga on alguses raske märgata, aga kerge parandada. Hiljem on kerge märgata, aga pea võimatu parandada. Me oleme täna selles seisus ja see võib tingida midagi, mida võiks isegi revolutsiooniga võrdsustada. Aga me peame muutuma kurssi. Peame. See on absoluutselt kindel, et siin tuleb kurssi muuta. Et kui ma tahaks ikka tagasi tulla selle sama Tallinna sul on kohe lausa laua peal see kirjakene, kus sinu käest ideid, mis selle nimi no see vaimse pankroti tunnistamine, Nõmme vajab sinu häid mõtteid, meil endil enam ei ole ühtegi head mõtet, aga teisi nagu on. Et tahaks jälle ikkagi selle sama asja juurde tagasi tulla, et saades tegelikult eile siis üleile õigupoolest vastuse linnaosa vanemalt nendele samadele lihtsatele küsimustele ja teades ka seda, kuidas sellest taheti joonistada välja sellest lihtsast kodanike küsimustest poliitiline akt ja küll sellele pandi erinevaid nimesid ja tekitati selline mõneti ka nõiajaht ja et kes küll julges küsida selliseid otseseid konkreetseid küsimusi, siis et ma olen nagu segaduses. Kõik me oleme segaduses, sellepärast et vaata, punkt 1. Ma nüüd ei taha öelda, et see käib otse nende küsimuste kohta, mis siin esitatud sai. Aga väikese vinkliga. Lollile küsimusele saab anda ainult lolli vastuse. Ei ole lolle küsimusi, on lollid vastused. Ei, on ka lolle küsimusi. Ma toon sulle lihtsa absurdipiiril näite, kui minu pea kohal oleks praegu suur silt, vastame lollidele küsimustele, siis tuleks kindlasti keegi ja küsiks, et kas teie vastate lollidele küsimustele või kas siin vastatakse lollidele küsimustele, on võimalik küll esitada. Asi on selles, kui ei ole jalad konkreetselt maas, kui sa ei tea, mida sa teha tahad, kui sa ei ole radikaalselt läinud probleemi juurteni, sa ei saagi tegelikult selle probleemi kohta tarkasid küsimusi esitada. Jah, sa esitad küsimuse selle kohta, mis on juba dünaamiliselt stardipositsioonilt ära liikunud ja seega saad sa vastuse hetke seisukohta, aga see hetk on juba möödas. No, paraku tõesti, aga need küsimused tekkisid ja need olid päris konkreetselt esitatud, aga kahjuks need vastused polnud sugugi nii konkreetsed. Aga nendele asjadele ei olegi võimalik vastata ilma, et ei tekiks hulk uusi küsimusi. See ongi nende küsimuste miinus. Et iga vastus tekitab portsu, et kus sa võtad nüüd niisuguse vastuse, millest see tingitud on, kas see on võimalik, see on uskumatu. Aga sel juhul me võime siia tulla sinna valgusesse tagasi ja et kusagilt ju need küsimused on tekkinud, mingi põhjus nende küsimuste tekkimiseks oli olemas, et selles mõttes on sul kindlasti õigus, et need küsimused tekitaski seesama informatsiooni puudumine. Jah, segadus. Suuresti seesama segadus ja nüüd, kui veel rääkida sellest vastusest, kus on siis kirjas, et meie väikses Nõmme linna osas on äkki saadud kodanikelt 824 oli vist. Jah. Ideed. Ja... No ei ole need eriti ideed, need pigem on diagnoosid. No pigem ma näengi siin, et siin on tegemist linna ja linnaosavalitsuse ja linnaosavalitsuse tegemata töödega paljuski, et kui meil siin jutt oli juba aastaid tagasi, et me oleme kõik ära kanaliseerinud, siis selgub, et on meil terve hulk ikkagi kanaliseerimata või kinnistuid. No eks siin ole ju muidugi ka kollektiivse varjamisega tegemist, sest mäletad, kui saadi valmis kunagi Vabaduse puiest ja siis selgus, et kanalisatsioon ei olegi kuhugi ühendatud, aga muidugi
käärkäsi lõikas linti ja aplausid olid ja mäletan ka selle kanaliseerimise puhul neid samu lindi lõikamisi ja suuri pealkiri ajalehtedes. Miks me siis nüüd näeme ikkagi, et meil need kõik on kanaliseerimata? No ei ole kõik ka kanaliseerimata, aga üldiselt tundub küll, et selleks, et midagi teha, on võimuladvik või ütleme jah, see käputäis, kes erinevatel tasanditel siin kokku mängib. Ka selles kokku leppinud, et ega ilma eurorahata ei saagi midagi teha. Miks? Sellepärast, et kui eurost tuleb 1 miljon kanalisatsioonitöödeks, siis 50% läheb sellest ikka riigile maksudena ja kaudselt igasuguste aktsiiside, litsentside, kurat teab, mille läbi läheb veel oma protsent ja palju, kes siis jääb töö ja materjalide jaoks, suurt midagi ei jää. Aga see on niisugune vaenutsemist teesklevate üksuste omavaheline kokkulepe, et papp pooleks, linn saab omale torud ja au ja kuulsuse ja riik saab omale portsu makse, peaasi, et raha tuleb väljast ja siis ütleb Jürgen Ligi, et meie maksulaekumised on nii vägevad ja meil tehakse ikka palju tööd ja blä. Aga tegelikult on see bluff, see on rahvavaenulik tegevus. Ja selle koha peal võiks lugeda Hete Simmi riigi vastutuse kujunemise teemalist ilusat teost, mis siiamaani on internetis saadaval, isegi vist et Nõmme raadio all teda siiski ei ole. Või võib-olla isegi on Rahvaraadio seltsi all see töö saadaval. See on regressi õiguses sellest, et kui ametnik keerab kokku käki, siis vastutab ta mitte poliitiliselt 2 sammu sissepoole, 2 sammu väljapoole, vaid naha ja karvadega. Jah, see võib-olla paljud probleemid siin ennetaks, kui tekiks vastutustunne. See vastutustunne peab tegelikult enne tekkima, kui minna, kui hakata kandideerima. Vastutustunne, Ülle? Kas vastutustunne on hirm, et äkki ma eksin? Ei, see ei tohi, see peab olema sisemine tunne. Ega siis väliseid tundeid nagu ei ole. Väline tunne on see, et keegi seisab vitsaga kõrval, eks. Aga pigem on see võib-olla isegi õigem lahendus, et see just nimelt, et keegi seisab vitsaga kõrval. Vitsaga kõrval, kujuta endale ette laeva, mille kapteni kõrval seisab vitsaga mees, pootsmani kõrval teine vitsaga mees, koka kõrval 3. See laev läheb põhja nende vitsaga tegelaste kaalu arvel. Aga pakku siis välja. Mis siis saab? Kuidas see vastutus peab iga inimese peakolus tekkima? Et kui teda seal peakolus ei ole ja kõik mõtlevadki niimoodi, et teen seda või teist või 3. on ju, et ega minuga niikuinii mitte midagi ei juhtu, võib-olla tõesti eemaldatakse ametist mingiks väikseks ajaks. Aga alati saab viidata, et selle aasta eelarves oli see summa määratud just sinna pumpsu minema, mina selle sinna saatsin, ega mina olen väike inimene, mina ei tea, mis mina pean tegema, minule öeldi ja ongi läbi minatsemise sündinud suur jama ja ei vastuta keegi. Vastutus tähendab seda, et kui inimene võetakse vastutusele, siis teda ka karistatakse. Ilma asjata ei ole mõtet vastutusele võtta. Siin on muidugi igasuguseid pedofiilia ja homoteemalisi sündmusi olnud, kus inimest tehakse ajakirjanduses täis, aga ei karistata. Poliitikas on ka niisugusi nähtusi siiski olnud. Jääb üle ainult küsida, kes annab sellele kuldile rukkis, kes praegu Tartu rahu koha pealt on vait, ehk siis Eesti ajakirjandusele õiguse üksikisikuid täis teha. Ja teda ei võeta vastutusele. Vastutus. Kui kapten teeb otsuse, siis see otsus tugineb mitte paragrahvidele, vaid põhimõtteliselt nagu Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulile. Kapteni otsus peab olema pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Kui me vaatame tänaseid Eesti seadusi, kui me vaatame tänaseid Eesti määrusi, kas või pealinnas vastuvõetavaid aktikesi, mis ei monteeru selle teise 3, kui me vaatame riiklikke igasuguseid läbi Eesti tormavaid raudteid, mis on rajatud kurat teab kelle mõtete järgi, õnneks nad ei ole veel ellu viidud. Meie röögatu kiireid ronge, mis ei saa nende teede peal pooltki oma kiirust võib-olla kätte enamalt jaolt ajast.
siis tahaks ju küsida, kas see ikka on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. No, ja näha on arvatavasti, et kõik need inimesed, kes on need ametnikud, need otsustajad, kes on need raudteed planeerinud, need rongid ostnud, nad istuvad ikka oma kohtade peal ja midagi ei juhtu nendega. Arvatavasti siis see, mis ma rääkisin, see vitsaga mees peaks seda vitsaga vibutama, mitte lihtsalt seisma. Eks siin ole küsimus sellest teiseski, mis sai öeldud, et seadused on tõrjunud välja südametunnistuse. Pärast mind tulgu või veeuputus, sest kui mind juba maha võetakse, siis ja nii edasi. Teoreetiliselt peaks olema Eesti Vabariigi pealinn eeskujuks kogu riigile, kuhu ei pea inimesed ilma põhjuseta kokku tormama, täpselt nagu Nõmme liiklusega. Nõmmelt peab olema mugav mööda sõita, et sa ei ole sunnitud sõitma läbi Nõmme keskristmiku Nui 4. Ja kui pealinn oleks tõesti eeskuju, siis oleks pealinnas võib-olla sama lahe elada kui mujalgi. No, praegu hakkab tunduma tõesti, et pealinnas on siin kõige kehvem elada, et kuidagi need vaesed vallad jõuavad ka nii kaugele, et nad tegelikult muutuvad inimestele inimlikumaks selliseks turvaliseks elupaigaks, kuigi sealt ei saa minema, sinna ei saa kuidagi ja nii edasi, seal ei ole poodi ja postkontorit, aga sellegi poolest on seal inimlikult hea elada. No jah, üldiselt saadakse hakkama. Tegin ise ka tiiru Eesti peal ja peab ütlema, et on neid piirkondi, kus on eurotoetuste hulk päris suur, aga nad kasutavad neid toetusi ka enam-vähem niimoodi oma tarbeks ära. On muidugi suuri lollusi, kus euroraha pannakse tegelikult liikluse seisukohalt päris ohtlike asjade alla, ehitatakse igasuguseid saarekesi, tõmmatakse joonekesi. See on vägev tegevus. Aga varem või hiljem inimene kohaneb sellega, et ainukene võimalus koputada tema mõistuse peale on seada piiranguid, seada liikluseski tema elu ohtu ja nii edasi. Seda, et rooli taga võiks olla homo sapiens, kes oskab arvestada oludega, selle peale me ei looda. Küll aga piirangute ja trahvide peale, eks? Jah, paraku see nii on, et ja vaata, kõige kurvem selle juures on see, et kõik need noored juhid, kes tulevad peale, nende see õpetus või see nende arusaamine sellest liikluskultuurist ongi aina mandunum, nad ainult selle nende seaduste peale loodavadki ja see on kõik, et seda, nagu sa ütled, seda mõistuse poolt on hästi vähe selle juures, seda arvestamist teiste liiklejatega. Et mis peaks olema tegelikult liikluse kõige suurem osa on see, et kui sa sõidad kodust välja, siis sa näed, mis teised ka teevad sul ümberringi. No jah, aga kui me vaatame inimesi, kes poodides uimerdavad kärudega ja kujutame ette, et nad pärast seda lähevad ja istuvad autosse, mida meil paremat oodata on. Mulle on vist 3 või 4 korda sõidetud Selveris käruga selga ja röögatud, ma arvasin, et te lähete ikka eest ära ka. Ei ole midagi parata, koordinatsioonihäired süvenevad ja psühhiaatrid lahkuvad ka riigist, nagu ma aru saan. Nende puudujääk juba on tõdetud, kuigi tundub, et ka rahvast on suur. Ja kus on nüüd siis seadused, eks ole, kus on nüüd seadusandja? Et sellise põletava probleemi puhul, kus riik raiskab üüratult, siin sõna otseses mõttes raiskab üüratult ressursse koolitamaks psühhiaatreid ja teisi arste ja lastas neil rahulikult riigist lahkuda kohe peale seda, kui nad on diplomi kätte saanud. Et kui me muidu oskame neid seadusi produtseerida, siin neid tuleb nagu Vändras saelaudu, et kus need seadused on, mis tegelikult seda takistaksid? Jah, võtame vastu veel rohkem seadusi ja tulemuseks on orjanduslik kord, kus siin võidakse karistada selle eest, et sa tegid, selle eest, et sa ei teinud, selle eest, et sa näiliselt kavatsesid teha või selle eest, et sa praktiliselt märkamatult võisid tahta kavatseda midagi teha. Ja nii edasi, see on ju absurd, ei ole seda vaja.
see ongi selline suletud ring, et mida rohkem neid seadusi tuleb, seda rohkem peaks neid seadusi nii-öelda produtseerima. Ja seda vähem jääb sinu peas ruumi praktiliselt vajalike teadmiste. Seda vähem on su peast, täpselt on seda sama südametunnistust, vastutust ja kõike seda, mis sinna vahele mahub. Tuleme nüüd tagasi nende küsimuste juurde. Keerutasime tegelikult päris lähedalt sellest teemast mööda, aga nüüd vajutaks siis korra käpa peale. Kui Nõmme tahab näiteks iga puu otsa bussipeatust, valimisel on tulemas, ja Viimsi ei taha puu otsa bussipeatuse, vaid tahab peatusi puu alla, Haabersti tahab puu kõrvale ja nii edasi. Kas selle taga ei paista üks pisikene punktikene, et need linnaosad, 8 tükki või palju neid on, peaksid ühtlustama oma soovid selleks, et niinimetatud pealinn tervikuna saaks ühtse lahenduse. Selge on see, et siin tuleb minna mõneti kompromissile, et tuleb kangelastega vaielda, kas see valge triip keset teed on nüüd 10 sentimeetrit või 9,5 või pisiasjade üle, aga kui pealinn oma ladvikus, ma ei tea, kas ilmselt siis linnaositi, sest kui 40 000 eraldati 8 linnaosale selleks, et vajame sinu häid mõtteid. 5 sa mõtled nüüd 5,000 igale, 58. Kas siis äkki ei peaks kuidagi pidi esitama linna tippjuhile, ega tema kõrvale ju kedagi teist ei mahu, küsimuse, et kui su pea nii tühi on, äkki laseks kellelgi teisel plaane teha või nõuaks vähemalt aru, et kui 2018 on plaan juba vastu võetud, mida sa nöögid meid oma idiootlike ideede pärimistega, mida nagunii ellu viia ei saa, sest suur plaan on ju kinnitatud. Suur plaan linnas on kinnitatud ja see on hästi naljakas. Kui me nende bussipeatuste juurde nagu tagasi tuleme, siis suur plaan de facto on tegelikult kinnitatud ja mida nendel linnaosadel siis enam sinna lisada on, kui me tegelikult peaksime toimima ühesuguse, kas nüüd ühesuguse, aga ütleme ikkagi toimiva mehhanismina linnana. Ja mille jaoks on vaja siis... Ja nii ehk kui me loeme siin kodanike ideid, mis puudutavad siis seda, et liivakastis on must liiv või et laste mänguväljak on koristamata, et mida see annab meile linnana juurde, kas see võib-olla tekitab tegelikult ühe koristaja koha, aga et kas selle pärast peab nii palju kisa tegema? Ma pigem vaataksin seda, miks see laste liivakasti liiv on täis situtud, kes oma koerte kassidega seal jalutavad ja lööks mõne neist risti, umbes niimoodi nagu varese jalgu riputati üles, et teised varesed ei tuleks. Õigus. Kes seda teeb? Meie ise tegin, andke nüüd raha ja palgake koristaja. No ei saa ju siukese imiku püksi laskmise mentaliteediga linnaosa arendada. Võtame need või et samas ma ei saa ka kindlasti olla nõus sellega, et kui nüüd Viimsi tahab, muidugi see on hästi ekstreemne võrdlus, et me ütleme X linnaosa, saad aru, mida ma mõtlen. Okei, et üks tahab puu otsa ja teine puu alla, siis tegelikult kindlasti on nagu sellel inimese fantaasial ja ka sellel mõneti selline loovusel ja eristumisel oma, kuidas seda ütelda, et see teeb ju elu huvitavaks, et ei saa olla nii, et meil on kõik bussipeatused täpselt ühte nägu, et nagu nüüd tahetakse, et meil on igas linnaosas koeraaed täpselt samamoodi planeeritud nagu Lasnamäel, nii ka Nõmmel on ju. Õlle, siin on küsimus printsiibis. Elu printsiip on see, et sina elad, mina elan. Ainult, et sina elad naisena, mina elan mehena. Eks ole, juba see on erinevus. Jah, aga peab ikkagi inimesel jätma ka sellist ise mõtlemise võimet ja andma talle nii-öelda visuaalset vaimutoitu, selle sama bussipeatuse näol, et miks mitte või olla bussipeatus puu otsas. Kus kohas see oli? Kas see oli Pirita kandis kuskil, kus bussipeatuse korralikus paekivist rajatud bussipeatuse kõrval ehitati klaaspaviljon, sellepärast, et see teine bussipeatus oli väga keerulises kohas eramaa peal ja seda ei tohi nagu
kas võib olla lollimat põhjendust, et me ei suuda inimesega, kelle maa peal on täiesti mõttetu bussipeatus kokku leppida kuidagi. Siin ma arvan, et pigem taandub see kogu see klaasist putkade ehitamine ja nii edasi jälle kuskile sinna linna toitumisahelasse, kus mingisugune firma, kes paneb neid klaasist bussipeatusi üles, saab sinna vahele reklaami müüa ja nii edasi. Et ma arvan, et minu pea kindlasti neid keerulisi teid ei kui võta. ma näen ühe bussipeatuse kõrvale ehitatud teist, siis ma ütlen, et linnaosa vanem on loll või lurjus. Ja rohkem variante ei ole. Noh, põhimõtteliselt ongi ta loll või lurjus, ükskõik kui keerulisi teid pidi me sinna jõuame, et puudutab see siis nüüd ütleme seda reklaami paigaldajat, kes kusagilt teenib läbi selle sama linna toitumisahela endale igapäevast teenistust või mida iganes, aga lõpp on tõesti nii, nagu sa ütled, linnaosa on loll. Sinna ta taandub. Aga vaata, põhimõte on ju selles, et valitsused või õigemini ülemused, need, kes on seatud meie kohale, kuidagi pidi, olgu siis Tallinna linn, olgu selle väiksem vorm Nõmme linnaosa või ükskõik milline linnaosa, et nüüd kellegi konna silma peale tilka ei lase. Nad püüavad ju inimesi lihtsalt vaikselt koorida. Hurraa, hurraa, Nõmme turg, nii vägev, nii uhke. Ja millised hinnad? Miks? Sellepärast, et pinnarent on, no see oli juba siis ropp, ma ei tea, kuhu see praegu on arenenud, aga ma seda on ka näha. Iial, et see väiksemaks on läinud. Mul tegi ausalt öeldes väga nalja minu Facebooki lehel Nõmme linnaosavanema pildid Nõmme turust, kus tegelikult inimesi, ostjaid ei olnud, kaupa oli lademed, ostjad puudusid. 2 tädi ma nägin seal kusagil Taamal, et vanasti ma mäletan sellist Nõmme turgu, kus ostjal ei olnud ruumi seal lettide vahel käia selles mõttes, et ta tahtis siia turule tulla. Et täna on see turg on ära lörtsitud, sellel turul ei ole enam seda väärtust, seda funktsiooni, mis tal oli, et kui siin paljud on ütelnud, et üleüldse mida Nõmme inimene tahab. Nõmme inimene tahab suhelda, on paljud targad ütelnud. See ei ole ütelnud. mitte Nõmme inimene, vaid see on inimese üldomadus, ta on sotsiaalne olem. Just, ta on sotsiaalne olem, ta tahab suhelda, kui nüüd üks väga oluline koht nõmmekate jaoks, Nõmme turg selles mõttes on ära võetud nende jaoks. No mis sa seal ikka suhtled, kui sa ei jõua seal sinna kõrvale kohvi või maasikat osta, või tähendab see, miks sinna Nõmme turule on nagu sinult ära võetud, miks sinna üldse tulla, siis midagi on valesti, et siin ma näen seda, et kogu see linn töötab nagu äriühing. Võtame ükskõik teede sulgemist, igasugust reklaami, makse, mida iganes. Vaid see on üldine printsiip õhtumaades. Kõik töötab meil nagu äriühing, aga ära unustatakse see kõige väiksem inimene, kellelt võetakse see kõige talle omasem võimalus suhelda, näidata oma sotsiaalsust. Nüüd vaatame lähemalt. See niinimetatud suhtlemine, oma sotsiaalsuse näitamine on asendatud meie kaasame teid ja teie ideid kaasa nii, ma ei tea, kiriku kaasatute kaasamisse. Põhimõtteliselt loodi sõnavärdjas, millega üritatakse ametlikult reglementeeritult luua sotsiaalset suhtlust, kus keegi ei tohi kellelegi halvasti öelda, vaid kõik peavad möki poliitkorrektset pehmet jura ajama, sest siis on nad kaasatud ja demokraatia õitseb kui kurivaim ja meil on nii hea rahulik, sest tölmokad ümbritsevad meid ja räägivad ainult seda, mida kaasatutel on kohane rääkida. No võtte siis. Sotsiaalne keskkond, see on isegi natuke loll see sõna, see sotsiaalne, ütleme ühiskond kui niisugune kogukond Nõmmel tahtis suhelda Nõmme turu läbi. See turg omal ajal kujunes välja sõna otseses mõttes loomuõiguse tulemusel, kus juures olid siin ka loomalikud loomuõigused, need, kes sularaha välja kantisid ja selles protsessis õigeks jäid, sest ei nemad teadnud, kus see papp tuli, mis tasku sattus ja kuhu see papp läks, kui pärast seda, kui ma ta taskust välja võtsin ja nii edasi. Esimene asi oligi see, et Nõmme turg reguleeriti üle. Ta tehti liiga korda ja sellega pandi jalg ette
normaalsele kogukondlikule arengule. Nii nagu Kolde puiestee kõrval oli üks tänav, kust kamraad saatis mulle mõned pildid, kuidas trahviti südaööl neid, kes parkisid rattad kõnniteele oma autodel. Kui nad oleksid parkinud sõiduteel, oleks autode vahele jäänud 60 centimeetrit ja sealt iga mootorrattagagi läbi ei pääse ja oleks võinud trahvida südamerahuga selle eest, et takistavad liiklust kõik ja korraga. Ometigi oli seal välja kujunenud kogukondlik, oma normaalne regulatsioon, kui kasutada kahte võõrsõna nii ilusas lauses, Kolde puiestee oma kolle, mille jaoks see kunagi rajati, selle põiktänavad, kitsad, pisikesed, hubased. Asi lahendati sellega, et ühel pool teed keelati isegi peatumine vist ära, kui ma õigesti mäletan. Ja põhjendus oli see, et vaat seal selle tee poole all on sügaval üks toru ja kui te siin pargite, see võib katki minna. Selle vastuse kirjutas Peeter Harjut, nime järgi otsustades võib olla isegi tegu minu kunagise klassivennaga. No hüva, loll on see, kes põhjendust ei leia. Aga mis on tulemus? Jälle on seaduse ja trahvide jõul sekkutud inimese normaalsesse keskkonda, isegi kui see toru seal all on, ta ei ole ju katki läinud. Ja isegi kui see toru võiks mingisuguse sõiduauto ratta all nüüd katki minna, on tegemist ehitaja praagiga. Ja näiteks paks mees, 150-kilone, ei tohiks seal aeglaselt kõndida sellel kõnniteel, sest tema talla surve, kui ta ühe jala üles tõstab. Ülle, me peame kaasamise tapma ja katsuma hakata elama inimese moodi. Õigus, sinna ma tahtsin ise ka tagasi jõuda, et vaat kui me saate alguses tegelikult, sa küsisid, et see sama 2020 €, mis anti nüüd ja lasti 2 päevaga umbes korstnasse, siis see andis nendele inimestele selle võimaluse kogukonnana kokku tulla, kogukonnana suhelda ja see, kui populaarne. Inimestele makstakse peale selle eest, et nad kogukonnale suhtleks. Ei, mõningaid kulusid paraku WC-de näol, telkide näol, need ettevõtmised endast kujutavad. Need päris lihtsalt niimoodi, need kulud ei kata ennast. Kindlasti on võimalik neid kulusid vähendada, me teeme selleks ka väga palju tööd, et neid vähendada, et iga kord läheks seda raha vähem, aga täiesti ilma kuludeta ei saa mitte midagi teha. Nii kui sa siit uksest välja lähed, nii sul sisuliselt raha hakkab minema. Kingatallad kuluvad ja nii edasi, eks ole. Kõik võib arvestada alati rahasse, ainult et minu kingad on ühekordne väljaminek ja see raha on mul juba läinud ja ma ei looda mitte kellelgi kuradilt saada amortisatsiooni oma taldade eest, sest see on juba läinud. See oli selles mõttes paha näide muidugi, ka meie ei saanud kindlasti oma kingataldade jaoks raha, aga läbi selle ürituse. Aga oleks võinud saada. No võib-olla, see on hea mõte. Oleks õiged poliitikud olnud, nemad oleks oma tallad ja sokid ja talla naha ka. Et arvatavasti me ei ole nii head poliitikud ja ega me ei taha ka nii headeks jutumärkides poliitikuteks kunagi saada, et hakata tegelema sellise jamaga, mis lihtsalt raiskab nii aja kui raharessurssi. Aga inimesed, iseenesest näitab see, kui palju neid inimesi seal oli ja kui hästi ja kui hea oli see tagasiside, ma ei taha kasutada seda totakat sõna positiivne, aga kui palju tuli inimesi juurde ja ütles, et tehke jälle ja nii tore on ja et see toimis nagu Nõmme turg. Ja tehke jälle, vaata see on ka üks asi, mille koha pealt ma lausa ruigan rõõmust. Kui on vaja midagi teha, siis kuulge, tehke see ära. Tead, kui palju mulle on helistatud või kirjutatud, et sa võiksid veel öelda, et see on ka mölakas, ära minu nime ütle, aga ütle ise, et see on mölakas, see ametnik ja niimoodi. Tead, kui palju on neid, kes tahavad, et nende eest kogu elu ära elataks ja et nad saaksid kardina vahel piiluda, kuidas sa võib-olla ühel hetkel kitli peale saad selle eest, mis sa teinud oled. Nad ei tule sulle kunagi appi. Aga mida teha, et ega selline osa ühiskonnast jääb nii ehk naa. Ega see ei tohiks ikkagi sind või mind või mõnd teist inimest, kes tahab oma peakolus asju muuta, kui ta veel ei ole seda teinud. Et see ei tohiks meid ikkagi takistada, sellepärast et lõpuks, kui me muutume täpselt samasuguseks osaks sellest ühiskonnast. Mis siis saab? Näed,
sa oleksid tahtnud praegu lõpetada, et siis ma tahaksin sellest ühiskonnast ära minna. Ja, sa tahtsid ära minna. Ei, siin surrakse seistes nagu puu metsas. Ma toon sulle pisikese näite. Meie järeltulev põlv saab ju endale ideid kohe õige mitmelt poolt. Eilses saates võtsin ma ette pisukese teema, kuidas ühe töötajaga MTÜ Laste ja Perede Nõuandekeskus muutus MTÜ-ks Lapse Huvikaitsekoda ja kuna ta oli juba saanud 60 000 eurot ühele projektile, siis võis ta saada, no see projekt oli lastekaitsetöö efektiivsuse suurendamine ja lastekaitsetöötajate nõustamine. Ehk ühed mammid mulisevad teistele mammidele, kuidas need võiksid ka kirjutada projekte ja pappi saada, et kolmandatele mammidele muliseda seda sama edasi. Nad said juurde veel 35 000 eurot maksnud projektid Lapse Huvikaitsekoja lastele ja lastega peredele suunatud huvikaitselise tegevuse tõhustamine. Uskumatu, eks ole. Kurat, võtku tehke tööd, mitte ärge mulisege tõhustamisest, eks ole. Karjuda tahaks selliste moraalsete värdjate ilmnemisel lihtsalt õudusest. Ma kujutan ette, et Lapse Huvikaitsekoja huvikaitse suutlikkuse tõstmine. Lapse Huvikaitsekoja eestkoste suutlikkuse toetamine. See on sama hea, kui ma ei tea, Lepa saab 1 miljoni oma nabra ümbruse kuldamiseks ja selle imetlemise tõhustamiseks iseenda poolt läbi oma peegli, mille jaoks tuleb veel kuskilt raha kerjata. See on 100 000 vähemalt on läinud mingite mammide onanismi peale. See on masendav. Sa ise nägid meie listis ka, kui me siin seda järelpärimist tegime ja tekkis üks mittetulundusvähendus, kes oli väga kuri meie kõigi peale. No aga nad on juba rahaliselt seotud, nad peavad ennast kaitsema sinusuguste vastu, sellepärast et muidu nad ei saa enam oma pappi kätte. Nende elukvaliteet kukub ja nad ei saa muliseda sellest, kuidas nad teevad head. Muide, kõik valitsused piinavad inimesi ja kuulutavad, et aga me teeme inimestele head, näed. Me anname santidele raha, ainult et nad unustavad või nad ei saa tunnistada, et need sandid on nende endi tekitatud. Ja kurb on see, et ma ei tea, kas see midagi aitaks, aga kõik need rahad, mis on kellegile kuskile jagatud, need samad, millest sina rääkisid, mitte keegi ei ole teinud tegelikult siin seda statistikat või aruandlust sisulist selle kohta, mitu last siis tegelikult abi sai, mitu puudega inimest siis tegelikult abi sai ja lasta neil endil rääkida, mitte nendel samadel mammidel sellest, kui palju need lapsed said abi või need puudega inimesed. Ei mõned organisatsioonid natuke eraldavad ka, ainult et need organisatsioonid peavad olema juba täissöönud organisatsioonid, sest siis saab eraldada, kui endal on kõik tagatud. Paned sa tähele, kui vägevasti elab Toidupank. Kaasatakse vabatahtlikke, laiapõhjaliselt edendatakse oma autopargi arengut, laohooneid, tonte ja mida, ja seda kõike peab tegema hollandlane, sest Eestis ju ei ole inimest, kes seda võiks teha, aga hollandlast kaitseb Hollandi riik, nii et meie siin ei saa nagu eriti kobiseda ka, tal nagu teise koha kodakondsus ja tal on õigus siin tegutseda nii, nagu tema riigiseadused ette näevad ja meie riigiseadustega viiakse ka asi natuke kooskõlla, 1 euro pada kõik. Et võttes selle teema võib-olla kokku, siis olles mingisugusel äkki see oli mingi Praxise seminar, kus siis kiideti hirmsasti kellegi, minu meelest oli see võib-olla isegi Eesti Mittetulundusühenduste Liidu aasta aruannet, mis oli siis selline paks raamat täis klantspilte, nii kvaliteetset paberit ma polnud veel kuskil näinud ja siis kui ma julgesin itsatada, et milleks see, pange see kodulehele ja lugege, aga see on ikkagi ülevaatlikum ja seal on pildid juures, inimesel on huvitav. Kes loeb seda? Seda ei hakka mitte kunagi seda raamatut keegi lehitsema. Mitu inimest näeb oma ihusilmaga Eesti Panga aastaraamatut, kaitsepolitsei aastaraamatut, ministeeriumide oma lõbuks trükitud kallihinnalisi teoseid.
täiesti mõttetu rida, nad võiksid otse selle sama raha anda nendele lastele või puuetega inimestele või ükskõik kellele, kes seda abi siin vajab, kas või joodikutele. Et no mõttetu raha raiskamine ja siis näed seda ümberringi, seda raha raiskamist, nüüd hakkavad tekkima need valimisplakatid. Jah, nii ilusaid inimesi kohtab harva. Väga harva, kuskil ma lugesin lehest, et Ansipi pilt oli kusagil äkki mingisuguse surnuaia aia peal ja hästi tore südametega pilt, aga asi ei ole ju selles, asi on jälle nendes samades ressurssides, no milleks neid raisata selle peale ja näiteks milleks üleüldse trükkida Ansipi pilti, ta ei tule ju peaministri kohalt ja ei hakka mitte mingil juhul Tallinna linnavalitsuses näiteks mingi abilinna peana tööle. Hakkab see, kes saab Ansipi toodud hääled ja hakkab tänulikult ja kuulekalt. Just, täpselt nii ongi. Aga Ülle, me oleme rääkinud praegu pikalt, segaselt, vihaselt, rahulikult, laiapõhjaliselt, läbipaistvalt ja üleüldse, kui eestlased. Praegu on Euroopas käimas üks protsess veel. Arutatakse seda, kuidas luua noortele töökohti. Ütle mulle, kas keegi on maininud, mis töö tuleks ära teha, et noored selle töö tegemiseks töökohti saaksid? Või kaalutakse hoopis rahaeraldus selleks, et noored 9 tundi päevas miinimumi või natukene kõrgema summa eest oleksid kontrolli all ja teeksid midagi väga viljatut, mis ei segaks protsesside kulgu sinna, kuhu me praegu kulgeme. Kumb variant on tõesem? Ma arvan, et jälle mitte kumbki variant ei ole, et siin hakkab ikkagi asja haridusest peale. Et kui need noored saavad sellist formaalset haridust, nagu nad täna saavad, tulevad seal koolist ära. Tegelikult see asi hakkas juba siis pihta, kui mina koolis käisin. Et sa tulid tegelikult koolist ja su praktilised oskused olid nullilähedased. Mida sa seal õppisid? Aga mis tööd need noored tegema hakkaksid siis? Karta on, et... Kas kasulikku või viljatut? Et paraku nad hakkavad suuremas osas arvatavasti tegema viljatut tööd. Sest et... Mis saab neist 20 aasta pärast, kui nad on alustanud oma tööinimese karjääri visa ja viljatu tööga? Ma ei oska sulle seda ütelda. Ma arvan, et see on nii jube, et mul jooksebki mõistus kokku. Võib-olla lähevad Austraaliasse, ma ei kujuta ette. Kui nad kohe ei ole läinud, siis lähevad siis. Lähevad sinna Austraaliasse nendele põldudele tööle, mis meil on sööti jäänud. Arvad, et nad tahavad teha viljakat tööd, kui neile makstakse siin... Nii et ots otsaga tuleb kokku, varastad midagi veel juurde ja ongi korras. See on ju tegelikult nii mõneski punktis väga nõukogudelik model. Ongi. Et sa pead natuke ise ka liigutama, kui sa elada tahad töö juures, saab selle hõlma alla, teise hõlma alla. Aga paneme selle koha peal nüüd 3 punkti. Ma ei tea millal, aga ma loodan, et ehk kohtume veel, kas siin ilmas või mõnes teises, vahet ei ole. Ega siis selle seas enam karu tantsima ei õpi, selliseks me jääme. Ja head inimesed, kirjutage, lilli ärge tooge. Valla me ees on laas, haldjad seal ootamas. Kõrgel on puuderead,
tasakaal. Jah, metsa, nüüd viib meid tee, metsa, kõik sõidame, metsas end leiame, tasapisi taastub tasakaal. Pilvikul kübar suur, sirmikul narmas juur, pilves on varsti pea. Olla hea, sest et leidsin vist Inglimaa ja tunnen end lendlemas. Tähtina ei möödumas, kõik keerleb nii kaugel me allamaa. Liugleme linnutee, kulgeme kosmoses, hõljume kõiksuses, lendan ma ja lendab tasakaal. Liugleme linnutee, kulgeme kosmoses, hõljume kõiksuses, kaalutu tasakaal. Saade on salvestatud 2013. aastal.